ikkagi Transi jaoks. Ja, tegemist siis Caborega, kui kellelgi ei tulnud meelde. Aga absoluutselt, no, kõige teravama jalaga mees. Brasiilia kulda ajastud, kui seal treener poole ajal mõtles, et mida ma nendele meestele seal ütlema hakkan, andke lihtsalt see poistele palli ja las nad teevad ise seal. Ja ka mõnikord ongi vaja ja Miller teeb, aga Matrossov tassib selle. Jälle pead, eelmine kord see pea tähendas esimesse posti. Nüüd läheb kõrgeks ja esimesse posti jõuab. Nii punases veel ei oleks, et peaks ikka 15 vastu. Näeme nüüd pall kasti ja seal jätku on. Kui tuleb veel ja väravas! Ja ongi väravas, tundub Burjanatse lööb ära. Kas tundus olevat see rikošetist või kuidagi? Ja olemas, Narva saab siit kätte 34. minutil see, millest me rääksime, et kumbki meeskond peab mingisugusest olukorrast selle värava lööma, siis loodatavasti läheb meil mänguks, aga meil ikkagi kontrollitakse seal mingid rikkumised üle. Ja kohe näeme üle, mida varriruumis keritakse edasi-tagasi, aga tundub, et Narvas Milleril ollakse täna ikka kõvasti seljas. Ai, oleks Meeris. Kõva võitlus käib ja hästi nüüd Ivan Jussin läheb selles olukorras sellesse ka. Ja nüüd tuleb tokelöög, ei ole poho. Päritolu keskkaitsega tegemist. Ja pall kastis ja Reinkord ei saa seda palli nii hästi. Saarma vastu. Nii ja Saliste jälle viga. Ja võtab siit Ivan Jussin. Ja kõik nõuavad seda teist kollast kaarti ja Saliste saab koondisse särgi juba varem selga tõmmata ja seda peale 69. minutit, nii et vaatame uuesti kordusest. Päris kiiresti käis see. Ivan Jussin tema selja tagant tuli. Ta ei olnud üldse vist valmis. Nii, aga Narva käes pall. Nii ja saab Narva mees 1-1 ja olemas ja nüüd on kõik. Kosuško ilusti pööras, läks 1-1 ja lõpetas selle mängu ära ja Narva mehed täisne. Kosuškol ka väga kiired jalad, Teelevit selle järgi jõudnud talle jõud. Tühistatakse ära, käega mäng võeti sellest olukorrast praegu. Sellest olukorrast võeti käega mäng ja see jäi meil ka siin kaadrist praegu välja. Me suutsime juba siin rääkida Türi lillelaatadest ja asjadest. Aga tuleb Lillander, Matrossov. Lillander lööb madalalt püüri ja uue jätku olukord uuesti, seal vennad seisavad ees. Ja lõpuvile ja üpristab ära ja olemas. Narva saab siit Paidest kätte. 1-0, 15. soov. Meie juurde on jõudnud Paide kaitsemängija Michael Lillander. Täna 1-0 kaotus. Kuidas ise selle mängu kokku võtad? Nagu Narva ikka see need mängud on olnud, et väga võitluslik ja agressiivne mäng mõlema meeskonna poolt. Et pigem oli teine pooleks selline tunne, et kui me olime 11-11, et me saame selle värava kätte. See punane kaart natuke võttis meil hoogu maha, aga tegelikult meil olid ka omad nagu variandid seal vähemuses mängides. Mille taha see ikkagi on jäänud, nagu sa ise ütlesid, need mängud on mõlemad olnud alati sellised pingelised, 1-0 kaotasite ka Narvas suures pildis, mille taha need mängud jäävad? No lõpuks mäng algab duellidest, et kui sa suurema protsendiga neid duelle võidad, siis sa saad tõenäoliselt rohkem palliga rünnata ja sealt ka tekivad momendid. Kas see mäng Nõmme Kalju vastu, mis alles möödunud kolmapäeval oli 2-0 võit, oli see ka natuke tundus meeskonnal jalgades või pigem selle taha pugeda ei tahaks? Ei, ma ei ütleks. Ma väljaku peal ise küll seda ei tundnud, et iseenesest energia oli hea, et lihtsalt oligi natuke õnnetu, et meil oli esimene poolega olnud mingid võimalused. Me neid ei saanud raamida vahele ja siis neil rikošetist värav, et selline see jalgpall on. Kuidas nüüd uue peatreeneri all esimesed mängud olete pidanud, kuidas see dünaamika ja kogu see asi seal treeningul välja näeb? On ta juba jõudnud oma neid asju teile edasi anda, mida ta on mõelnud või pigem tundub see asi tuleb nüüd, kui see koondise paus tuleb? Eks me oleme alustanud väikeste detailidega, et me ei ole väga suuri samme hakanud võtma, et iseenesest treeningutel ja võistkonnasiseselt on hetkel väga hea energia ja iseenesest, nagu me kolmapäeval näitasime, tegelikult mäng oli ju hoopis teine ja kindlasti vaadata oli ka seda parem, et väljaku peal ise ka mängides oli kõvasti ette. Hüva ja edu! Tere, Sten, Jakob!
mäng siis selline, Narva Trans on sel hooajal 2 korda Paidelt ikkagi need 1-0 võidud kätte saanud suures pildis. Oskad öelda, millega ta ikkagi seda Paidet olete sel hooajal murdnud? Ma ei tea, ikka meeskonnana mängime ja toetame üksteist, ma arvan, et selle taga see on ja proovime samamoodi jätkata ikka. Sa ise ju pikalt olid ka Paide mängija, kuidas ise siia tulla on ja üldse Paide vastu mängida, kas sul on ise nagu siuke lisamotivatsioon ka või pigem lihtsalt järjekordse mänguga tegemist? Ei, Paide on alati nagu mulle südamelähedane, nagu ma olen alati öelnud. Alati kui nüüd siin mängin, siis nagu ikka on kodune tunne ka, et loomulikult ka nagu lisamotivatsioon nagu, et nagu tõestada iseennast, et jah. Võtame tänase mängu ka kokku, mis täna väljakul määravaks sai? Ma arvan, lõime oma ära ees ja kaitses olime väga-väga kompaktselt ja ei lasknud väga sinna keskele nii kergelt lükata ja üldse hoidsime taga nagu väga hästi korras, et meil on kindlasti, mina vähemalt tahan öelda ja kõik teised, ma arvan, ka nõustuvad nagu meie tiimist, et meil on kõige parem nagu tagaliin, et nagu kõik on korras seal ja usaldame üksteist ja kõik on nagu väga hästi. Ja tõsi, kriitikutele olete ikka kõva ninanipsu teinud 15 vooruga praegusel hetkel edetabeli 3. Päris magus tunne? Ja on, aga eks lähme mängu haaval ja vaatame hooaja lõpus, kus me paikneme. Ja meie täname ka hea mängu eest.